Tere kõigile! Tere päevast! Päike paistab ja ehk saab nüüd lõpuks ka siis korralikult koristada ja kohe vaatamegi, mis meil siis uudist on. Me oleme nüüd poole augusti peal, kuidas meil koristusega hetkel läinud on? No eks ta üle kivide kändude on siin või õigemini üle lompide, aga raske öelda, äkki oleme poole peal keskelt läbi. Eks on kindlasti põllumehi, kes on rohkem koristanud, kes on vähem koristanud, aga suures pildis poole peal. Vihm on osutunud ikka tõeliseks selliseks probleemiallikaks paljuski ja siin ikka võetakse sisuliselt uduvihmaga juba on võetud ka vilja, et ei olda kindlad, millal ilm paremaks läheb ja kas läheb. Samas viimased päevad on olnud ikkagi nii päiksepaistelised, et ma vaatasin, et ka viimased viljad, mis on tulnud kuivatise sisse, on olnud sellised 18 niiskusega. Ja, et siin eile hommikul veel mõnes kohas tuli, aga põhimõtteliselt eile või isegi, mis me ütleme, siis teisipäev oli väga ilus ilm juba ja ka täna on ilus, nii et ma arvan, et eks need niiskused lähevadki päris alla siin, kui ta siin lubab tuult ja päikest, nii et see on selline, annab lootust, et saab ka korralikult koristada lõpuks ometi ja ehk saab ka normaalset tööd teha. Ja kuidas kvaliteedid on olnud nüüd viimati? Ütleme siis niimoodi, et kui me kvaliteedi osas räägime ja vihmaini, siis kõlab kohe kõik küsivad nisu. Nisu osas on üllatus, et isegi tuleb langemisega nisupõllult veel ja see ei ole mitte suvinisu, vaid talinisu. Nii et ma küll sorti kahjuks ei tea, aga neid on mitmes kohas ja see on päris hea uudis tegelikult. Viljandimaal Spencerit igatahes koristati siin veel langemisega. Ja ma kuulsin, et ka Emilil oli langemine täiesti olemas veel, mitte küll loomulikult 300, aga ikkagi annab toidu välja. Ja 270 oli viimane koorem, mis ma veel vaatasin, et olin isegi üllatunud. Just. Ja seetõttu võikski vaadata ka siin seda, et need, kes ise kuivatavad, et me oleme ikka näinud ka, et mõnes kohas on kleepvalk ära kõrvetatud, et palun ikkagi vaadake, et ei pandaks kuumaga üle seal kuivatis, sest et muidu rikuta endal toidu nisu ära. Et seda kindlasti peab veel jälgima. Jah, et ega see kiirus, kui kuivati nagu põhja keerata, siis on kulu suurem ja kvaliteedi rikutakse ka ära, nii et on kahekordne kadu tegelikult ja teine oluline ikka aspekt on see, et kui ikkagi on toidunisu ja kleepvalk on ära kõrvetatud, siis kogu Eesti nisu saab tegelikult tagasilöögi, et kui kleepvalk on madal või ei saa sellest head saia, nii et jälle saame siis Eesti nisule siis halva pleki külge, nii et tegelikult on see meie kõigi ühine pingutus, et nisu kvaliteet Eestis oleks vähemalt nii-öelda väga ühtlane ja heal tasemel, et ikkagi temast saia saab teha. Just, et see proteiin ja kleepvalk peaks käima ikkagi ühte jalga, et muidu kui üks kukub ikkagi ära, siis on see sinne probleem, et neid sordi valikuid peab igaüks ikkagi vaatama ka. Et see, kus on ikkagi kleepvalk hästi madal, siis see on pigem selline söödanisu sort, aga toidunisu eksportida tegelikult ei kõlba hästi ja rikub selle pildi ära. Ja kui nüüd teiste kultuuride juurde minna, siis mida näeb palju koristamata on, meil on rapsi kindlasti, paraku rapsi saagid on pigem tagasihoidlikud olnud ja ega see õli ka nüüd ülikõrge pole, nii et seega siin veel kindlasti pusimist on, sest nagu ma kuulsin, siis ka rapsi koristus kulgeb ta ikkagi aeglasemalt kui nisu või mõni muu kultuur, aga midagi teha pole. Ja mis veel võib-olla on siin, mida palju näha, hernes on ikka kohati päris maha langenud või maha vajunud, võib öelda siis, ja kellega ma siin rääkinud olen, siis ikkagi ütlevad, et umbes pool saagist jääb ikka põldu, kas siis on maha kukkunud hernes kaunast või siis on kaunad maas või ei saagi kätte. Nii et siuksed 4-5 tonnisest saagist saadakse siuke 2 umbes kätte. Et sellest on muidugi kahju, aga siis tuleb võtta positiivselt, et natukene väetis siis nii-öelda tulevikuks. Ja mis siin veel tegelikult on nüüd selle koristusega seoses, et ega ei ole ju saanud korralikult koristada, aga see hakkab pitserid vajutama nüüd talirapsile eelkõige, talirapsi külvile ja paljud ongi öelnud, et ei pane talirapsi. Hiljaga juba 5. august tavaliselt öeldakse, et on meil selline tähtaeg. Või pannakse vähem siis nii-öelda ja mida me tegelikult soovitame, et kui sa ikkagi talirapsi ei külva või külvad vähem, siis võib-olla võiks mõelda vahekultuuridele. Et vahekultuur on kindlasti see, mis võiks nii-öelda katsetada, kui ei ole veel seda teinud ja võibki ju külvata mitte terve põllu või kas või osaliselt, et saada järgmine aasta näha, et milline see erinevus siis on. Et vahekultuurid kindlasti aitavad ju hoida kontrolli all siin erinevaid umbrohtusid, putukaid ja kahjureid ja kindlasti aitab ta ka mulla sellist viljakust hoida ja ka parandada.
Ja et arvestades veel, et vahekultuurid on nagu selline uus tõusev trend tänapäeval ja tasub kindlasti proovida, miks mitte teha endale nagu ka üks väike katse põllulapike. Ja meil on olemas selline sügisene miks, skandmiks sügis ja küsige siis oma haldurilt täpsemalt selle kohta ja võimalusel siis kasutage ja külvake. Aga Marge, siit ongi võib-olla hea küsida, et kuidas meil rapsiga mujal on ja tegelikult ju Usta raport oli ka esmaspäeval, et kas sealt ka midagi rapsi kohta tuli? Rapsi koristus on läinud Lätis ja Leedus tegelikult hästi, nad on saanud hästi koristada, suuresti on juba tehtud ka, kuid tõesti pole seal ka saagikused midagi kiita, et isegi kui tuleb seal rapsi hästi, kokku näiteks Leedus ikkagi me oleme varem ka rääkinud kuskil 1 000 000 tonni. Okei, nüüd on natukene vähendatud, kuskil 950 000 tonni prognoositakse siis rapsisaaki Leedust. Aga kui vaadata üldse Euroopat, siis tegelikult kogu Euroopas on rapsisaak tegelikult kehvakene. Et eelmises saates ka mainisime, et see võib jääda isegi siin alla 18 miljoni tonni ja kui me ise ka lõime siin kokku, siis paistab, et tulebki selline võib-olla 17,5 miljonit tonni. Eelkõige siis, et suured riigid on saanud pihta, ka sakslastega sai räägitud, ka neil on saagikused väga tagasihoidlikud, nii et kuskil selline võib-olla isegi 20% vähem rapsi kui eelmisel aastal. Nii et tegelikult selline rapsisaak on kogu Euroopa probleem ikkagi sellel aastal. Ja Euroopa peab rapsi importima hinnanguliselt kuskil selline 7 miljonit tonni. Ja kui vaadata, et kus see raps siis tuleb, et iseenesest on rapsi võimalik importida küll, et Ukrainast näiteks saab tuua prognoosi kohaselt võib-olla isegi 2,5 miljonit tonni, siis ka Austraaliast ja muidugi ka Kanadast, et tegelikult neid kohti on ja regioone, kus siis importida, et kuidas moodi see nüüd rapsi hinnale mõjub siin lähiajal, seda on raske öelda. Praegu rapsi matif on meil siin hetkel novembri matifis 450 ja ta on meil kõvasti alla tulnud ja selleks on ka omad põhjused. Et just nimelt sa mainisid, et USDA raport tuli esmaspäeval ja USDA raport prognoosis rapsi muideks natukene rohkem, kuskil selline 1 000 000 tonni rohkem kui siin eelmistel kuudel ja tõstis nii-öelda rapsi saagikust ja saagi prognoosi. Samal ajal nüüd väga oluline vaadata, mida soja tegi ja soja numbrid olid üllatavalt suured, prognoositi järsku 7 miljonit tonni rohkem soja versus eelmine kuu ja see muidugi viis kõik õlikultuurid langusse ja hinnad langesid päris kiiresti ja see mõjutas ka siis siin kohe rapsi hinda. Siin paari päevaga ongi rapsi hind siin kukkunud oma 10-15 euri. Ja soja on selles mõttes oluline jälgida, et soja on prognoositud kogu aeg rohkem ja nüüd kinnitati seda, tõsteti veel korra neid numbreid ja ka laojäägid on väga suured, nii et kui me võrdleme eelmise aastaga üldse, siis soja prognoos on praegu selline 33 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal ja nüüd peamegi vaatama, kuidas siin ilm on USA-s, praegu seal on tegelikult okei maisi ja soja piirkondades. Ja lähiajal tuleb siia mängu ka veel Brasiilia. Brasiiliased hakkavad varsti soja külvama, et tuleb nagu uus teema meil siin päevakorda, et kuidas seal Brasiilias siis see ilmastik areneb. Nii et praegu õlikultuuridele oli küll see USDA raport pigem nagu siis löök ja hinnad viis langusse. Nii et ja seda me näeme ka, et näiteks ka Eestis saab praegu sinna hilisematesse perioodidesse oktoober-november soja prognoosida juba palju odavamalt kui siin alles mõni nädal tagasi, et nad on soja hind Eestis on meil ka kuskil sinna 420 euro alla. Et hinnad on olnud langusse ja praegu tundub, et võivad ka langeda. Kuidas selle tuulest nüüd rapsi hind edasi liigub, on huvitav muidugi jälgida. Mõni aeg võib ta tulla allapoole, sest ikkagi koristatakse meil siin Euroopas, aga hilisemad perioodid on tõesti küsimärgi all. No eks neid kõikumisi võib ette tulla, et seetõttu neid peaks ikkagi tähele panema ja proovima jälgida. Kindlasti, et praegu ikkagi tehniline analüüs näitab, et selline 450 ongi see piir, 450-500 vahel, et seal see kõikumine võiks olla. Ja veel arutlesime siin eile ka oma majas, et mis need asendused siis üldsegi võiksid olla, et kui rapsi nii palju ei tule, et siis võiks olla see päevalill. Aga päevalill ei ole ka sellel aastal väga suur kultuur, ütleme, et seal on tagasilöögid just nimelt ilmastiku tõttu, sellepärast, et Mustasmeres on olnud väga palav just nendes regioonides, kus seda kasvatatakse. Väga palju päevalille tulebki ju Venemaalt ja Ukrainast, aga ka siit Bulgaariast ja Rumeeniast ja seal on nii-öelda saanud ka siis kuumaga ka päevalill pihta, nii et prognoositakse sealt ka
võib-olla selline 4 miljonit tonni päevalille vähem kui eelmisel aastal ja see tähendab, et ka päevalill iseenesest kogu selles õlikultuuride kompleksis ei ole väga hea seis. Kui soja on meil siis nüüd rapsi hinna mõjutaja tänasel päeval, siis tegelikult on teraviljade hinda mõjutanud siin ka mais, et mais on ka teine tooraine, mida Eestis siis söödana kasutatakse, aga kuidas meil maisiga situatsioon on? No just e-raport tegelikult nüüd vähendas üllatuslikult maisi toodangut globaalselt ja seda eelkõige siis Euroopa arvelt. Ega Euroopa on saanud siin pihta ka siin ilmastike pärast ja seetõttu globaalselt siis seda vähendati. Kõige suurem tootja maailmas on USA ja USA's on kõik hästi, nii et kõik see miinus tegelikult tuligi siit meie kontinendilt nii-öelda. Kui vaadata veel nagu numbritele sisse, siis üllatuslikult väga palju ei vähendatud Ukraina saagikust, et seal kohalikega võrreldes on vahe päris suur, et kui USD raport siin prognoosis selline 27 miljonit tonni jätkuvalt, siis tegelikult kohalikud näevad, et ikkagi sealt tuleb vähem maisi, kuskil selline 23-24 miljonit tonni. Ja see muidugi veel numbrites ei kajastu, aga tegelikult turg natukene on sellest häiritud, et see vahe nii suur on ja teisalt ikkagi tekib ikka see kättesaadavuse teema. Õnneks meil on täna mais olemas, et kellel on vaja, siis saab kenasti maisi tellida. Maisi hinnad on ka nüüd alla tulnud iseenesest. Me räägime seal kuskil hinnas 230 juures enam-vähem. Nii et peab ka siin seda pilti jälgima, aga oluline on mainida, et maisisaak on tegelikult USA's sellel aastal rekordiline ja ka maisi laoseisud on palju suuremad kui eelmisel aastal ja see muidugi mõjutab ka maisi futuuride liikumist ja kui graafikultki vaadata, siis on maisi hind seal alla tulnud ja tegelikult on siin veel ruumi languseks veel küll ja küll. Aga see puudutab peamiselt ikkagi siis futuuri hindasid ja see võib mõjutada sellist globaalset nisuhinda, on ju. Aga kui me räägime ikkagi Eestis koha peal nii-öelda maisi kättesaadavusest, siis USA mais ju meile ei tule, sest et meil tegelikult ei ole seda otseselt ka vaja. Maisi tegelikult on ju meil siin Ukrainast tulemas ja ka Lõuna-Euroopast, aga nüüd on küsimus selles kättesaadavuses just selle tõttu, et meil tuleb teda vähem kui eelmine aasta. No just nimelt jah, nagu enne mainisin ka, et tegelikult Euroopas ongi vähendatud väga palju seda maisisaaki, et Euroopast lausa 3,5 miljonit vähem ja kuuma tõttu siis ka Ukrainast võib ikkagi tunduvalt vähem tulla maisi, nii et kuidas see meil siin Euroopas hinda mõjutab, võib olla hoopis teistsugune kui Ameerikas. Jah, et siin peab ikkagi maisi osas vaatama kahte punkti, et üks punkt on see, et kuidas ta mõjutab globaalset nisuhinda, sest seal me võistleme nii-öelda ekspordiga, aga nii-öelda sööda toormaterjalina on ta meil ikkagi importkaup Lõuna-Euroopast ja siin me peame ikkagi vaatama seda poolt, et see USA on hea küll, et ta seal odav on nii-öelda söödaostjale, aga paraku siia see suuresti ei pruugi jõuda. Jah, täpselt nii. Aga lähme siis siit Eesti kõige suurema kultuuri juurde, milleks on ju nisu, et mida siis nisu kohta USA ütleb? No raport isegi üllatuslikult prognoosib ikkagi võrreldes eelmise kuuga 2 miljonit tonni rohkem globaalselt siis nisu kui eelmisel kuul. Eelkõige siis tõsteti näiteks Ukraina nisusaaki, aga ka Austraalia, samal ajal vähendati Euroopa nisusaaki kuskil 2 miljoni tonni võrra. Ja kui vaadata nüüd võrreldes eelmise aastaga, siis prognoositakse praegu 8,6 miljonit tonni rohkem nisu kui siis eelmisel aastal. Nii et kui vaadata numbritele otsa, siis nagu tundub, et nisu on rohkem. Samal ajal aga vähendati laoseise selle hooaja lõpuks, nii et kui vaadata ka graafikult, siis tegelikult nüüd iga aasta on siis laojääke vähendatud ja ka nüüd selle hooaja lõpuks siis, kui me võtame selle seisu ilma Hiinata, on ainult 122 miljonit tonni ja see on nüüd märkimisväärselt vähem kui eelmisel aastal. Kui vaadata sisse nüüd puhtalt ainult eksportivatesse riikidesse, et kuidas seal siis toodang on võrreldes eelmise aastaga, siis ja tegime ka ise siin oma majas analüüsi, siis saab öelda, et võrreldes eelmise aastaga toodang on võib-olla sinna 3 miljonit tonni väiksem kui eelmisel aastal ja laojäägid võib-olla enam-vähem jäävad samas suurusjärku, sest ikkagi kõige olulisem on nõudlus meil turgudel, et toota võib ja toodangut võib olla siin ja seal, aga ikkagi, et kes selle ära ostab ja praegu ikkagi näiteks väga hea näide siin just paar päeva tagasi oli Egiptuse oksjon. Egiptus soovis osta 3,8 miljonit tonni nisu. See jahmatas turgu, tehti väga suured pakkumised ja loodeti, et nüüd läheb siis suureks treidimiseks.
kuid võta näpust, ikkagi Egiptus otsustas ainult osta sellest 280 000 tonni niisu ja seda kõige odavamat ja see tuli eelkõige muideks Ukrainast ja Bulgaariast ja hinnatasemed olid väga madalad ja need, mis kõrgemad tasemed olid, sellega Egiptus lihtsalt ei ostnud. See näitab tegelikult mida? Et importijatele hinnatasemed on täna ikkagi väga kõrged ja nad vaatavad ka numbreid, et kui globaalselt on nisu olemas, neil on aega ja siis nad ostavad hiljem. Ja kui vaadata, kuidas siis on liikunud nisu hinnad, siis me näeme, et täna ka futuurid on avanenud detsembri Matifis siin 221, siis hinnad on tulnud siia allapoole nüüd, seda on mõjutanudki siis USD raport, aga ka seesama Egiptuse ostutrall, mis näitab, et tegelikult hindadel on kukkumisruumi. Tehniline analüüs näitab jätkuvalt, et hinnad liiguvad siin 220 ja 230 vahel ja nüüd me olemegi siin selle 220 lähedal ja väga huvitav saab olema, kas me siit nüüd murdume läbi või mis saab siis olema, nii et väga oluline aeg on hetkel ka hinnaliikumiste osas. Mis see alumine punkt on, kui ta nüüd peaks läbi murduma? Mis see järgmine nii-öelda see vahemik on? Kahjuks on see hästi madal, et praegu näitab siin isegi 200 või 204, nii et no loodame, et me siit praegu siit alla 100-220 ei vaju, et võib-olla ikkagi peab vastu see turg. Ja kui vaadata veel, kuidas siin nisu koristusega läinud on, siis USA's on koristus läinud hästi, seal on juba praktiliselt talinisu koristatud, suvinisu on seal kuskil 18% peal, mis võib nüüd võib-olla turgu ikkagi hoida, on koristus Venemaal, et kui me vaatame ka ilma, siis seal on praegu väga märg ja suured vihmad on just suvinisu koristuspiirkonnas, nii et sealt võib-olla väike toetus tulla lähiajal, et kuskil 20% Venemaa nisust on suvinisu ja ilmastik saab olema seal kindlasti väga oluline, mis siin lähiajal nüüd toob, nii et seal peab ka silma peal hoidma. Venemaal iseenesest on koristus hästi läinud ja Venemaa nisuhinnad ei ole praegu langenud, nad on enam-vähem samal tasemel seal $220 juures, kuid muidugi surve müügiks on seal järjest suurem ja suurem. Kokkuvõttes saame öelda, et praegu nisu hinda ikkagi mõjutab eelkõige madal nõudlus ja see on viinud siis nisu hinnad langusse. Samal ajal peame meeles pidama siis, et laoseisud on tegelikult globaalselt väiksemad ja see võib anda toetus meil siin võib-olla hilisematel kuudel ja õlikultuurid on selgelt langustrendis, kuna seda kõike on palju. Aga selleks korraks lõpetame. Soovime kõigile põllumeestele ilusat koristusilma seniks ja kohtume juba nädala pärast. Kohtumiseni!